Meie nüüd kuulame hea meelega Lennuakadeemia e-kursust Seirealused, mida tutvustab meile Viljar Vooremäe. Tere! Natuke väheks jäi rahvast, aga päeva lõpp, see oli nagu natuke oodata, pole hullu. Olulised inimesed on kohal. Nojah, vast vaadatakse salvestust ka. Oma kogemus ütleb, et ei, seda ei vaadata. Okei, igatahes endast ka siis paar sõna. Olen ise Lennuakadeemia vilistlane ja lõpetasin siis seal 2015 aasta oli see vist. Ja nüüd eelmine aasta lõpetasin ka Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialalt. Ja kus ma siis praegu toimetan, lisaks Lennuakadeemias õpetamisele, ma olen ka lennuliiklusteeninduses projektijuht ja tegutsen ka väikeettevõtjana. Et majandusteemad ja ettevõtlusteemad on mulle ka lisaks huvi pakkuvad. Ja kui ma tööd ei tee, siis ma tegelen selliste asjadega, nagu siin piltide peal näha on. Vastupidavus sporti teen harrastustasemel siis. Ja eks ta ole, nii on. Ja siis kursusest. See aine siis Seirealused, räägin siis sellest, et kuidas see loodud sai. See aine annab siis tudengitele baasteadmised lennuliikluse korraldamisel kasutatavatest seiresüsteemidest ja õpetan siis nende tööpõhimõtteid ja natuke füüsikalist tausta ka, aga ta on ikkagi alusaine ja ta on kohustuslik siis lennunduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialale, aga samas ta on ka vaba ainena teistele kättesaadav, et eeldusi väga ei ole vaja, et julgen öelda, et ikkagi baas. Ja lühidalt, mis asjad need seiresüsteemid on, et need on radarid, eks. Lennuväljal on siis see on meteoroloogia radar, ilmaradar ja siis tulevad siin juba sekundaarradarid ja nii edasi. Sellest teemast ma täna väga ei räägi, see pole nagu asjakohane. Kui mina liitusin Lennuakadeemiaga, see oli 2022 sügis, oktoober, ja siis sellel hetkel oli teada, et see aine tuleb kevadel ja seda ainet sellisel kujul ei ole varem olnud. Ehk siis mul ei olnud tegelikult mitte midagi. Oli mingisugune poolik ainekava, et inimesed olid sisse astunud juba selle asja peale, aga seda ainet ei olnud veel olemas. Tal oli mingi eelane, aga mul oli siis põhimõtteliselt võimalus, kohustus, teha täiesti nullist, täiesti uus asi. Ma arvan, et see on mõnes mõttes päris hea olukord. Teises mõttes muidugi ülimalt ebamugav olukord. Ja siis ma olin sellises olukorras, et ma sain nagu korraks mõelda, et millisena ma tahan, et see aine välja näeks või siis ei näeks, ehk milline ta ei peaks olema. Ja üks asi siis, mis ta kindlasti pidi olema, et pidi olema vastama siis Euroopa Komisjoni määrusele 373, blablabla, sellest jälle vigalt ei räägi, mis sätestab siis lennuliikluse insener-tehnilisele personalile koolitus teatavad nõuded ja EASA, Euroopa lennundusohutuse organisatsioon siis annab ette ka juhised, kuidas neid eesmärke täita. Et selles mõttes on päris hea, et kogu kursuse sisuliselt on ette kirjutatud. Jällegi hea halb, eks, kuidas vaadata. Väga palju mänguruumi ei ole. Aga keegi ütle, kuidas ma need eesmärgid saavutama pean. Nii et mul on selles mõttes täielik vabadus, kuidas see aine siis üles ehitada. Et siis see pidi kaetud olema. Ja mis ma siis arvesse võtsin või hakkasin mõtlema, kuna ma samal ajal õppisin seal Tartu Ülikoolis ja ma olen enne ka käinud igasugu ülikoole läbi ja selle Lennuakadeemia õpingute raames külalisüliõpilasena õppinud Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis, TTÜs, Lennuakadeemias. Et see on 4 kooli juba vist, kui ma õigesti kokku lugesin. Et tegelikult ma olen nagu näinud päris palju häid kursuseid ja ilmselt veel rohkem paraku halbu kursuseid, kust ma alati olen nagu kimbatuses, et miks nad nii halvad on. Ja siis ma mõtlesin, et see on nüüd hea koht, kus vaadata, et kas siis
head asja on nagu raske teha või milles asi on. Nendest halbadest mõned asjad nagu loeks ette, kus ma tahaks siis või tahtsingi teha risti vastupidi. Et esimene asi, et võtan aine algab, midagi ei saa aru, mis siin aines tegema peab, ajakava puudu, õpiväljundid arusaamatud, ainekava siis sisu, no ei saa aru, et millest see aine koosneb, kuidas hinnatakse, mis ma seal teadma peaksin saama ja nii edasi, et Moodle'i kursus siis sageli puudulik või siis vastupidi, see on täiskuhjatud mingisugust seosetut materjali ilmselt 15 aasta jooksul õppejõud täiendab, lisab juurde, aga ta päriselt ei ole seotud ainega ja tudengid neid mitte kunagi ei ava. Et noh, mu enda kogemus jällegi kaastudengitega, vaatame kursusel, käime loengutel, aru ei saa, miks siin Moodle'i kursusel need asjad on. Ja nii edasi, et neid võikski nagu loetlema jääda. Aga head ka, et see oli siis viimaste õpingute käigus Tartu Ülikoolis, kus mul oli üks hästi hea kursus. Ja see oli enamuses e-aine või e-kursus ja see oli ülihästi üles ehitatud. Ta läks step by step, et nagu siin tegelikult juba on presenteeritud, et võtad kursuse lahti, kohe juhend, kui lihtne, ma saan kohe aru, mis tegema peab. Avanevad järjest lahtrid, kuupäevaliselt asjad avanevad, on videod, on testid, ise saad teha neid, need mingi aeg lähevad kinni, ehk siis see distsiplineerib, et sa pead kursuse vältel tööd tegema. Ja siis ma olin nagu, et no heureka, see niimoodi peakski ju tegema, eks. Seal oli erinevaid iseseisvaid töid, seda H5P-d, see on siis video ja testid siis integreeritud. Seal sai omas tempos siis seda asja läbida. Tundus igati mõistlik ja minu arust nagu elementaarne kohati. Mis mulle meeldi jäi, oli siis kvaliteedi rõngas seal nurgas, et see oli ka saanud selle märgise ja ma peaaegu samaaegselt pidin oma kursust hakkama tegema. Ma sain vaadata, mis see Tartu Ülikooli kursusel tehtud oli ja lisaks ma otsisin siis üles, et mis asi see kvaliteedimärgis on ja leidsin, et manual on olemas juba, et neid asju ei peagi ise välja mõtlema. Ja mis veel, et kohe alguses oli mul selgus ka, et ma tahan ka e-kursust teha ja et see oleks ikkagi seal Moodle'is ja et ma ei tee sellist klassikalist klassiruumi ainet, kus siis terve semestri vältel on loengud ja lõpus on siis eksam. Teine asi, et nagu siin kaamerad ja värgid, et need loengu osad, mis ma mõtlesin, et ma teen, et need tulevad Zoomis sarnastel põhjustel, nagu siin eelkõnelejad rääkisid, et ma küll annan seda ainet üksi, aga ma elan Tallinna lähedal, ma tegelen muude asjadega ka, et see sport on ka töö, on ju. Ja see Lennuakadeemia juhuslikult Tartu külje all ja siis kõige mõistlikum lahendus tundus ikkagi siis e-aine, mida toetavad e-loengud. Lisaks esimesel kursusel oli mul ka üks tudeng, kes oli Erasmuslane kuskil, ma ei tea, kus riigis ja ta osales siis oma sellest Erasmuse perioodist ja sai ka kenasti aine tehtud. Ja veel üks näide natuke küll teisest ainest, aga eelmine aasta ma olin ise 6 aega Hispaanias ja tegin õppetööd, viisin läbi väga edukalt, nii et ma näen siin nagu päris suurt potentsiaali, et kuidas kvaliteeti üleval hoida. Et ma usun jah sellist e-kursuste tulevikku ja näha on ka tegelikult, et erasektor päris jõuliselt on liikunud e-kursuste suunas ja ma arvan, et see on koht nagu selgelt, kust eeskuju võtta, sest avalik sektor siis riigivärk tavaliselt lohiseb järgi. Ja üleüldiselt, et kuidas seda kursust teha, et tahaks siis, et tuleks panna ennast selle tudengi silmadesse, et ma arvan, et mul oli selles koha pealt hästi hea eelis, et ma olin just õppinud midagi ja värske õppejõud ja nii edasi, et need, kes on nagu kaua aega selles maailmas olnud ja oma mingis ühes aines, et võib-olla siis kasvab sellest siuke monstrum välja, et endale tundub hästi loogiline, aga iga kord tulevad uued inimesed, nende jaoks on ebaloogiline ja siis on seal siukene konflikt, et kuidas tudeng aru ei saa, kuidas siin orienteeruda, minu arust on ju loogiline. Okei, aga kursuse ülesehituse juurde ka, et algab siis sellega, et lisatakse inimesed kursusele, nagu ikka,
Ja esimene asi seal kursuse päises siis on õpijuhis või lühike, mis tähendab siis sissejuhatus, mis suunab nad õpijuhisesse. See õpijuhis on raamatu formaat Moodle'is, et kui nüüd detailsemalt rääkida, mis siis kirjeldab päris põhjalikult lahti kõik selle ainega seotud, et alates sellest, millal on loengud, millal on siis testid, et kuidas avanevad iseseisvad tööd, kas Zoomis peab olema kaamera sees või mitte ja nii edasi, kõik on seal kirjas, kõik reeglid. Reeglitega ma olen üsna resoluutne ja võib-olla kohati jäik, aga praktika on ka näidanud, et see toimib väga hästi ja seda on positiivselt vastu võetud. Siis esimene kokkupuude tudengiga on siis reaalne kokkupuude siis esimeses e-loengus. Enne seda nad ei pea muud tegema, kui siis õpijuhisega tutvuma ja võivad siis selle kursusel scrollida, aga seal midagi teha veel ei saa. Esimene loeng siis on Zoomis ja see kestab vaevu tunnikese ja seal siis ma teen sisuliselt kokkuvõtte kogu sellest ainest, ehk siis mis siin juhtuma hakkab, kuidas hinne kujuneb, pulkadeni räägin lahti, et kuidas see aine siis nende jaoks välja näeb ja kuidas ja mida nad tegema peavad, et oma arvestus kätte saada ja mis see eesmärk on ja kuidas see päris maailmaga kokku läheb, see aine ja kõik see. Nii, mis mul siin veel on? Kursuse liigendatus, et see parempoolne pilt nüüd on siis kuvatõmmis sellest kursusest seal Moodle'is, kus kõik need vahelehed on peidetud. Ma ütleks, et näeb päris sarnane välja nagu siin nii mõnigi aine. Tundub, et see on midagi, mis töötab päris kindlasti kohe. Et see struktuur on oluline ja pärast sissejuhatavat loengut siis hakkab asi pihta, et iga loengu järel avaneb siis järgmine plokk. Antud juhul siis pärast seda sissejuhatavat loengut avaneb sissejuhatus seiresse ja avionika plokk, mis koosneb siis erinevatest materjalidest, mille kohta on kirja pandud, kaua selle läbitöötamine aega võtab. Nad saavad selle tehtuks märkida, saavad jupi kaupa teha ja iga ploki läbitöötamiseks on neil aega 2 nädalat. Ja ükskõik millal selle 2 nädala sees, siis kui neil on materjal läbi töötatud, nad saavad ära teha testi. Ja test läheb lukku 2 nädala möödudes. Test läheb lukku vahetult enne järgmist loengut. Ja see järgmine loeng siis, selle loengu sisu on laias laastus seesama osa, mida nad iseseisvalt tegid, aga sinna ma toon siis sisse oma praktilise kogemuse vaate sellest tööstusest toimetamisest. Nad saavad küsimusi küsida, me saame arutada ja kõik see, et praegu on siis aine niimoodi üles ehitatud, et ta ei ole nagu 100% e-kursus, et need loengud toetavad seda, aga nendel loengutel ei pea osalema. Saab ka niimoodi, et teed ainult neid testid ja lõpuülesanded ja loengule kordagi oma nägu ei näita, et midagi sellest ei juhtu, natuke kaotab punktides. Kes tahab paremat hinnet saada, siis loengutes kaasalöömisest saab punkte. Praeguse kogemuse põhjal võin öelda, et loengutes osaletakse pigem aktiivselt. Need materjalid siis, mis ma siin kasutanud olen, et siin on erinevaid materjale videodest kuni ohutusraportiteni, et lennunduses avalikustatakse neid aeg-ajalt erinevates formaatides, siis on siin reklaammaterjale, raamatu väljavõtteid ja mis seda materjali iseloomustab, on siis see, et ma kõik olen seal ise läbi töötanud ja seal on ainult need osad, mis päriselt olulised on, et kuskil siin on esimene on see Principles of Modern Radar, 500 lehte raamat, mul on seal ainult üks väike peatükk ja see on seal nagu näha 0,5 tundi lugemist. Ülejäänud osa on ära kaotatud sealt, et hoida seda fookust, et nad ära ei eksiks ja et nad päriselt selle läbi töötaks. See tuleneb sellest, et teiste õppejõudude kogemus ja enda kogemus näitab, et kui lihtsalt panna raamat, et lugege raamatust, keegi loe. See peab olema seotud testiga ja see peab olema päriselt nagu oluline selle aine kontekstis. Siis need 6 plokki käiakse siis niimoodi läbi 2 nädalaste intervallidega
et on iseseisev töö, loeng, iseseisev töö, loeng, et iga kord on testid. Ja siis lõppu jõudes siis on tudengitel ette nähtud referaat ja 2 teise kaastudengi siis töö retsenseerimine. Ühest küljest see võtab minul hindamise koormust maha, teisest küljest ka praktika on näidanud, et see, kui nad teiste töid loevad, et see on neil põnev ja neile meeldib kritiseerida teisi. Et see on huvitav nende jaoks ja siis nad saavad ka aru sellest hindamiskriteeriumite olulisusest. Et kui nad hakkavad ise hindama, siis nad saavad aru, et okei, ma ei saagi niisama hinnet panna, et ma pean vaatama neid kriteeriumeid ja siis kas vastab või ei vasta. Mõlemale on siis seal jaotises, kui peale klikata, on ka detailsemad juhised, et kuidas neid asju teha. Referaadi teema tuleb siis viimaseks loenguks ise välja pakkuda ja aine siis nii-öelda eelnev läbimine aitab sellele kaasa, et neil tekib kindlasti mingi teema, mis pakub rohkem huvi ja see on töötanud selles mõttes hästi, et kui ma ise annaksin teema, siis nad teevad seda võib-olla vastu tahtmist. Kui nad ise mõtlevad teema välja, siis nad on motiveeritumad seda päriselt nagu ära ka tegema ja see on nagu see nii hästi toiminud. Hinde panen referaadi ja retsensiooni eest mina. Referaatide hulk võib olla vahepeal päris suur, kas ma jõuan detailselt läbi töötada, pigem ei, siis ma saan toetuda nendele retsensioonidele ja vaadata üldiselt üle, kas ta võiks nõuetele vastata või mitte. Ja seejärel siis toimub lõputest. Lõputest on siis valikvastustega Moodle'i test. Ta sarnaneb oma formaadilt siis sellele iseseisva töötestile, mida seal eespool oli siis 6 tükki. Igaüks teeb seal, kus tahab, aga nõue on siis vähemalt praegu selline, et kõik on Zoomis koha peal, kaamerad sees ja teevad siis seal Moodle'i testi. Juba praegu seda ette lugedes saan nagu öelda, et kõrvalise abi kasutamine pole lubatud, eks. Tegelikult ma ei tea ju, kas nad kasutavad või mitte. Tõenäoliselt on neil slaidid ees või midagi seal arvutis. See ei ole oluline, sellepärast, et testis on piisavalt palju küsimusi ja piisavalt vähe aega ja need on suunatud arusaamisele, mitte faktidele. Ja isegi kui nad otsivad neid, siis nad ei jõua järgmisi vastata, nii et ma mõtlesin, et tegelikult võib-olla peaks lause hoopis maha tõmbama, et ei ütlegi midagi ette, sest tegelikult ma olen arvestanud sellega, et nad võivad kasutada mingeid asju. Üleüldse ma proovin kogu seda õppetööd disainida selliselt, et mitte piirata neid, sest see ei ole ka nagu reaaleluline, et täida töö ülesanne, aga ära kasuta seda ja seda. Et see ei ole nagu normaalne minu arust. Lõputesti järel on sisuliselt aine punktid kõik koos ja hinne on ka teada. Ja siis ma selle käigus palun ka täita lühikese tagasiside. See tagasiside on hästi lühike, seal on 3 küsimust, seal on Net Promoter Score ehk siis skaala 0-10, kas te oma sõbrale soovitaksite seda. Ja siis lahtised avatud küsimused, et kas meeldis, mida säilitada kursusel, mida edasi kasutada ja et mis ei meeldinud, mida muutma peaks. Ja rõhutan ka, et see on anonüümne ja eesmärk on kursust paremaks teha, mis on päriselt ka tõsi. Ja see ka töötab väga hästi. Ta on natuke vastuoluline minu arust, sest tahvlis või õisides on ka ju tagasiside. Ja ma olen saanud nagu koolist kohati tagasisidet, et sa küsid topelt, et see on probleem. Aga põhjendus on siin see, et see töötab palju paremini. See on vahetu, see on palju põhjalikum ja selle täitmisprotsent on mul seni olnud 100. Tahvli oma ei ole mitte kunagi 100 olnud. Ja see võib tulla sageli liiga hilja. Neil on juba see emotsioon üle läinud ja see, mida nad arvavad sellest ainest. Ja siin on tulnud päris hea kriitikat ka, et sellel aastal olen arvesse võtnud ja midagi natuke ka muutnud. Üldiselt on rahulolu päris hea. Kokkuvõte, mul hakkab aeg otsa saama, eks. Et mis hästi töötab? Paljuski asjad, mis on siin täna terve päeva jooksul, mulle tundub nagu ette loetud, et see struktuurne töö
või struktuurne ülesehitus ja mida isegi tudengid, mis on minule natuke eriskummaline kohati, on välja toonud seda distsipliini ja neid rangeid reegleid, mis mul on, et kui referaat õigeks ajaks ei laeku, siis järgmine aasta on uus võimalus, sest see on aine läbimise eeldus ja see on esimesest päevast teada see tähtaeg. Nii et ei saa nagu öelda vabandusteks, et ma ei jõudnud või ma ei teadnud või midagi sellist. Mitmekülgsed materjalid, videod ja nii edasi ja mitmekülgsed õppetegevused ja mis ma veel üritasin siin kindlasti järgida, et aine hindamine ei oleks ainult siis lõpus. Et ei oleks seda tuima kuulamist terve semestri vältel ja lõpus siis tuupimine ja eksam. Et tegelikult on need 2-nädalased intervallid, referaat, retsensioon, et kogu aeg peab midagi tegema. Ja ei saagi nagu ree pealt maha kukkuda, et midagi peab kogu aeg tegema ja selle eest saab ka hinde, et see moodustab osa sellest lõpphindest. Ja see lihtsustatud vahetu tagasiside toimib väga hästi. Arendusmõtteid täna siin võib-olla muudaksin juba seda nimekirja selle põhjal, mis ma siin kuulnud olen. Aga mõned mõtted, et mida välja ka toodi, et materjalid saab veel mitmekesisemaks teha. Ma ise olen mõelnud nende videode peale, aga kõik, mis teavad siin, see on ränk töö. Töötundide arv, mis sinna läheb, et teha head asja, on väga suur. Siis interaktiivsuse lisamine, et praegu see kursus on suhteliselt selline individuaalselt läbitav, oma ette nokitsemine, välja arvatud siis võib-olla need loengud, kus saab kaasa rääkida, mõelda ja küsida. Aga muidu ei ole seal neid koostöö asju. Ja referaadi asendamine selle tehisaru kontekstis olen kaalunud, aga ei ole veel ära teinud. Et praegu ma olen näinud, et nad teevad ise ikkagi seda samamoodi sellel põhjusel, et seal ma nõuan viiteid. Ja mul on ka see hea eelis, et selles valdkonnas seda teadmist on nii vähe, et kui ma olen ise katsetanud vahepeal, küsin nende radarite seiresüsteemide kohta midagi ChatGPT-lt, siis ajab mulle midagi röntgenitest ja ukse kiipkaartidest ja ühesõnaga see on mõttetu, see ei tööta. Aga mingi hetk hakkab töötama niikuinii, et sellisele küsimustki. Ja hindamise muutmine mitte eristavaks, et mul teised ained on juba mitte eristavad, et miks ma seda kaalun. Mulle ei meeldi nende punktide tagaajamine, sest mulle tundub siis, et nad ei soovi mitte neid eesmärke täita või õpiväljundeid täita, vaid seda hinnet saada. Et ma tahaks selle pöörata selliselt, et mida ma olen püüdnud teistes ainetes teha, et õpiväljundite saavutamine on faktiline ja kui sa need saavutad, siis sa oled läbinud aine. Mind ei huvita, kas on A, B, C, D või mis iganes täht. Et kui ise saavutad õpiväljundid, siis see on edu. Praegu siin on hindamine on eristav. Ja visuaalselt saaks ilusamaks teha kindlasti, et oleks eristatavamad need plokid. Ja edaspidi ka tagasisidet proovin arvesse võtta. Nii, küsimuste jaoks jää väga kaua aega. Aga samas ma olen viimane, nii et... Aitäh, et see oli väga huvitav punkt tänasele päevale. Kas võtame paar küsimust ka ikkagi? Et nüüd kohe läheme torti sööma. Aga... Torti saab alles 15 minuti pärast. Alles 15 minuti pärast, oh jumal, siis on võimalik, jah. Ma sain õigesti aru vist, eks ole, et need, ütleme, see struktuur on nii üles ehitatud, et järgmise osa juurde nad enne ei saa, kui see eelmine on läbi. Nii. Ei. Et see ei avane enne? Avaneb küll. Avaneb, okay. Ta avaneb ajaga. Mul ei ole seda aines sellist eeldust, et see plokk 1 peab olema täidetud, et aru saada plokk 2. Okay. Aga kui plokk 1 kinni läheb ja sa ei ole seal midagi teinud, siis jäävad punktid saamata. Aga teine avaneb ja saab kursusega edasi minna. Ja need plokid ei ole eelduseks, et ainest läbi saada. Kui midagi ära ei tee, siis ei tule punktid kokku. Aga, ma mõtlesin eelkõige just seda, et kui ma olen näiteks selline hästi ennastjuhtiv õppija ja väga kiire õppija, et ma tahaks nagu võib-olla selle materjali kiiremini läbi käia. Aga praegu on ta ikkagi väga selgelt seotud, eks ole, nende 2 nädalaste tsüklitega. 2 nädalast ei saa ette minna. Okei. Ja seda tasub võib-olla mõelda. Ei tea. Nii, kas on veel?
niikaua, kuni mõeldakse küsimusi, ma mõtlen selle või kommenteerin seda, et miks ma arvan, et ma ei muuda seda. Et ma ei lase neil ette minna 2 nädalast, sellepärast, et see õppekoormus on jaotatud ikkagi reaalselt nädalate kaupa ära ka seal ainekavas. Ja see on õppeosakonna nõue ja minu arust ka väga mõistlik nõue, et see õppekoormus ongi reaalselt jaotatud. Kas teised ka seda oma ainet nii hästi teevad? No ma loodan, et tullakse järjest rohkem, et nagu siin ka enne räägiti, et muidu tekivad need mingid piiknädalad, kus läheb koormus üles. Minul isegi küsimust ei ole, mul oli nii hea meel näha, et see oli kõik nagu minu mõtted täpselt minu kursusel. Kui võib, siis ma kommenteeriks natuke neid ideid, mis teil endal olid nagu tagasiside pinnalt. Et mul tundub, ma väga toetaks seda mõtet, et võtta maha see materjalide keeld. Et see tõesti paneb praegu ebavõrdsesse olukorda need, kes on kõige tublimad ja võtavad seda nagu õppejõu sõna puhta kullana ja siis nad ei kasuta materjali ja võib-olla siis mõni kasutab, tal on nagu ebavõrdne eelis. Et ja siis võt see, mis puudutab, et eristav või mitte eristav hindamine, siis minul on jälle vastupidine kogemus, et mul oli üks aine, kohustuslik esimese kursuse aine, mida ma andsin mitu aastat mitte eristavalt. Ja seal kippus see tase olema selline, et kõik nagu lohisesid läbi miinimumi peal. Ja kui ma panin ta esimest korda sel aastal eristavaks hindamiseks, see oli täiesti drastiline taseme hüpe, mis seal toimus. See on võib-olla väike oht, kui ta läheb eristavalt mitte eristavaks, et siis nad ei pinguta siiski nii palju. Ma arvan, et siin on see võtmeküsimus, et mis need tegevused on, mis peab ära tegema, et saada see õpiväljund saavutatuks. Mul on 12 ainet mitte eristavad ja mu kogemus on vastupidine. Okei, see on huvitav, jah. Sest mina tegin selle, kui ma panin selle oma aine eristavaks, siis ma jätsin niimoodi, et seal on mul vist äkki 8 ülesannet ja need on mitte eristatud hindega, aga sa pead need ära tegema selleks, et pääseda siis referaati esitama ja referaat annab siis hinda. Et võib-olla selline variantide kombineerimine nagu. Aitäh. Lihtsalt kommenteerin, et see lävend ei pea olema ju mingil D-tasemel, et lävend võib ju olla ka B-tasemel. Selleks, et läbida ei pruugi olla. Ja võib küll nii olla, jah, aga ma isegi oma kogemuse pealt soovitaks seda, et mitte seda sama hindamismudelit kasutada ja muuta mitte eristavaks, vaid see peab olema täiesti uus hindamismudel, mis võtab kohe eos arvesse, et sa hindad õpiväljundi saavutamist hoopis teistmoodi kui mingisuguse skaalaga. Et kui sa võtad eristava hindamise ja muudad selle mitte eristavaks, paned lävendi 75 peale, siis sa saad minimaalse tulemuse, et nad oma hinde kätte saaksid. Et see ei toimi. Just, et tegelikult see oleneb õpiväljundi tasemest, mitte selle hinde kriteeriumide tasemest, vaid et õpiväljund peab olema piisavalt kõrge, et nii-öelda isegi need, kes lohisevad läbi, ületavad päris kõrge lati. Kas on veel midagi? Jaa. Hakkasin kaasa mõtlema. Ma algust ei kuulnud, ma vabandan selle pärast, aga just mõtlesin, et see õpiväljund ja kas panna hinne lõpus või mitte, et kas kuidagi kursuse sisse ehitada näiteks seda, et õppija saab ise aru, et tema ise vastutab. Et ta ei õpigi hinde pärast, ta ei õpi selle pärast, et saan läbi või ei saa, tegelikult mul on ju seda vaja ju. Tegelikult, et kuidagi seda, ma ei tea, teeb õpilepingu endaga, vaat mul on tegelikult, ma ei saa ilma, kui mul see läbitud. Kuidas seda sisse tuua? Kas see küsimus mulle või auditooriumile? Kes vastust teab? Ma ei tea vastust, ma arvan. See on paras väljakutse ikka, et kuidas oma aine maha müüa. Ma ise vaatan ainet nagu toodet, et ma olen töötanud vahepeal ka pangas väikelaenu tootejuhina, kust tuleb net promoter score ja sellised asjad ja lihtsus ja nii edasi. Et see on hästi suur töö, kuidas teha keeruline asi hästi lihtsaks ja see maha ka müüa. Nii et sellel ei ole lihtsat vastust. Tegelikult küsimus on asjakohane ja väga, väga hea. Nii et aitäh küsimuse eest, et ma usun, et me kõik saame edasi mõelda seda, et kuidas üliõpilane panna
vastutama oma õppimise eest, mis nagu ongi üks võtmeküsimus. et kõik muu on üsna teisejärguline. aga selle põneva küsimusega me ehk võimegi lõpetada ja vaadata, et ehk on siiski see tort pisut